Tere, kallid vaatajad! Saade Naudime elu alustab jälle. Mina olen Katariina Ratassepp. Täna me naudime erinevaid maitseelamusi. Külastame ühte väga huvitavat poodi. Saame teada palju ühe päris huvitava kaalulangetamismeetodi kohta. Ja siis lõpuks me näeme ka päris elus lehmi. Jääge meiega! Kevad on küll juba käes, aga ilmad on ikka natukene jahedad ja sellise ilmaga tekib selline tunne, et tahaks istuda kusagil elava tule ääres ja nautida maitsvat toitu. Ja meie olemegi jõudnud ühte mõnusasse grilliparadiisi, kus peakokk Leho Tammiku käe all valmivad hõrgutavad lihatoidud ja palju muudki. Nonii, et me nüüd siis hakkame seda liha grillima. Jah, kõigepealt pöörame tähelepanu lihale, mida me grillima hakkame. Mis liha see üldse nüüd siis on? Siin on tegemist nüüd puhtalt loomalihaga ja tegemist on rohumaa veisega. Et niuke vabas kasvamises, hästi vabalt kasvatatud loomad, pärit Lõuna-Ameerikast. Siin meil on tegemist nüüd välisfileega, kus on näha, et on ilusti see rasva osa peal. Siis on sisefilee, mis on looma kõige pehmem osa. Siis on T-bone steak, mis lõigatakse siis luuga koos, et on sisefilee ja välisfilee on mõlemad veel kondi küljes. Et kondiga grillides annab selle erilise liha maitse veel juurde siia. Ja viimasena on meil andrekoot kondiga ehk siis tomahawk steak, kus on siis see luuosa hästi suurelt küljes ja siin on näha, et seda rasvasust ja läbikasvanud osa on hästi palju. Et see annab lihale, jätab juurde just selle mahlasuse ja kõik need maitsed väga hästi. Kaua sellise liha siis küpsemine aega võtab? Olenevalt nüüd lihatüki suurusest, et kui me räägime siin tomahawkist, mis on peaaegu 900 grammi, siis selle küpsemisaeg võib olla niisugune pool tundi rahulikumal temperatuuril. Sisefilee puhul võib olla tegelikult ainult niisugune 4 minutit, et sellise tasemega sisefileed reeglina süüakse mediumina. Et üleküpsetada niisugust liha ei ole nagu mõtet enam, et ta on juba iseenesest niigi hästi pehme. Ja kõik lihad me valmistame siis söegrilli peale, et söegrilli puhul kindlasti tuli on niisugune asi, mis ühtegi eksimust andeks ei anna. Kui grillima hakatakse ja tahetakse nüüd teha supergrilli, siis õlle võiks jätta sinna peale grilli. Kas te siis toitu ainult siis lihasõbrale või siis on taimetoitlastel ka mõtet tulla siia? Meil on menüüs nüüd täiesti olemas selline asi nagu vegan steak ka taimetoitlaste jaoks mõeldes, kuna inimesed tihtipeale käivad suure seltskonnaga ja et ei saaks need lihasõbrad, ei jääks nüüd lihast ilma, kuna taimetoitlane nendega ei saa kaasa tulla. Ja vegan steak meil on valmistatud siis kuningsservikutest ja paarist nii-öelda salakomponendist. Et kes taimetoitlastest on proovinud, kõigil on väga meeldinud. Ja ta on siis samuti ka täiesti laktoosi ja gluteenivaba. Ta on täiesti taimetoit ja kõige vaba. Meil on ürituste ja pidude jaoks on meil teisel korrusel privaatne saal, kus saab siis täiesti oma seltskonnaga olla. Meie puhul, mis on kindlasti äge, on see, et me võtame raha ainult toidu ja joogi eest. Nagu restoranis käies, me ei võta kunagi peoruumi eest eraldi ruumi renti. Ja nüüd meil on siin laua peal väga palju liha ja mingid väga isuäratavad kastmed, et kas me nüüd saaksime selgust, et mis siin täpselt laua peal on? Jaa, et lihade puhul on nüüd kõik see, mis me grilli peal eelnevalt panime, et siin on sisefilee kõige pehmem osa, välisfilee võib-olla mitte nii pehme, aga natukene rohkem läbikasvanud osa, mis on tõesti suurepärane. Siis meil on T-bone steak, mis koosneb kondiga nii sise- kui välisfileest ja siis on andrekoot kondiga ehk tomahawk steak. Et see, kes armastab nüüd veiseliha kõige rohkem, see reeglina sööb andrekooti, et seal on just seda läbikasvamist ja seda maitset on nagu kõige enam, kui me loomalihast räägime. Nad hästi palju kasutavad šokolaadi ja karamelli. Et tegemist on hästi tugevalt magusa magustoiduga, et kes magusat armastab, see saab kindlasti oma täisnaudingu kätte siis. Enne grillihooaja algust tasubki siis läbi tulla siit Argentiina restoranist ja pidada siis siinsete kokkadega nõu, et kuidas siis täpselt ise kodus grillida. Lisaks lihale on siin ka suurepärane valik magustoite ja muidugi väga kvaliteetne kohv.
ja järgmiseks midagi väga lõbusat, palju kingiideid, ideid pidude korraldamiseks ja kohe küsime, et kust saab osta endale sellist lahedat kiike, millel ma praegu istun. Küsiks kõigepealt, et mida te üldse müüte siin? Meie põhivalikus on siis mänguväljaku tarvikud, mänguväljakute täiskomplektid, pluss siis ütleme liumäed, kiiged, kõik sellised, millega mänguväljakut kas ehitada või täiustada. Ja teine suund on meil biotarvikud, et siis kui siit otsast tulema hakata, siis elendavate toodete valik, mida on meil väga laias valikus olemas, siis on säraküünlad, tordivulkaanid, kõik siuke, millega peole efekte luua. Õhupallid muidugi ja teisel pool saame jätkata, seal on ilutulestiku tooted, et koha peal on olemas ka kõik ilutulestiku patareid, profitooted, mida müüme ka aastaringselt. Mis on kõige populaarsem toode teil? No populaarsem selles mõttes neid on erinevaid, aga ütleme, millega me oleme siin kindlasti kõvasti kanda kinnitanud, on elendavad tooted, mille valik on meil siin küllaltki lai, et on ütleme klassikalistest elendavatest pulkadest kuni siis igasuguste kombopakettideni ja uue tootena on nüüd lisandunud tegelikult siis elendavad topsid, mis on ühesõnaga igal pool ööklubides, pidudel väga ägedad kasutada. Tahaks küsida, kui me räägime ilutulestikest, et mis on need ohutusnõuded või mida peaks silmas pidama, kui osta ilutulestikudelt? No ilutulestiku puhul vanus on kindlasti see, mis on number 1, et enamus tooted on siis alates 18 lubatud. Et teatud väiksed tooted nagu säraküünlad ja paukerned näiteks, et need on alates 12 lubatud, aga suured ilutulestikukastid ja tossu efektid, mis on meil samuti tegelikult populaarne toode, et need on kõik alates 18. Selle tossu puhul on meil siis 8 erinevat värvitooni, et siin on siis näha ka, et on siis roheline, kollane, oranž, punane, lilla, sinine, must ja valge. Liumägesid on meil tegelikult koha peal väga suures valikus, et on erinevaid pikkuseid ja erinevaid värvitoone. Oli väga tore, oli väga vahva. Ma loodan, et igaüks leiab endale midagi meelepärast siit. Eestis on palju erinevaid söögikohti, mis tutvustavad eri maade kööke. Üks neist on restoran Drumsticks Kadaka teel, kuhu meie olemegi praegu tulnud, sellepärast et Drumsticksis on uus menüü. Saade Naudime elu on siin Drumsticksi restoranis juba varem käinud, aga praegu me oleme siin täiesti uuel põhjusel, et ma saan aru, et teil on menüüs väike uuendus või väike muudatus toimunud? Jah, meil on enne oli kogu aeg mingi üle 10 aasta Hiina toit, India toit, India kari, siis tai toiti ka. Aga praegu meil on rohkem valik. Tähendab, eelmine aasta me panin oktoobris grilli asja, siis praegu on olemas naani. Päris palju inimesi küsisid, miks me ei paneme naani, sest praegu on kõik on olemas. Meil on šašlik ka, India pärit šašlik, pluss siialõja šašlik India maitseiga. Meil on räppi ka, sest päris palju noori inimesi tuleb hommikul, kes elavad lähedal mingi hosteli või õpin TTÜ, sest me panime ekstra, kes ei soovi ootama siit koha peal, siis ainult kaasa osta, sest natukene mingi India pärit maitsainega räppi stiilis. Ja mis teie kõige populaarsem toit on? Väga hea küsimus. Meil on kanatikka. See on kindlasti rock. Päris palju eestlane veel enale teab see nimi. See on punane värvi.
see meeldib rohkem, sest meil on see kiuslagunaan, võinaan, tavaline naan, sest kui soovite mingi grilli eelruud kanatikka, sest kindlasti klient soovite kõrval kiuslagunaan läheb rohkem. Tänapäeval on ju väga paljud inimesed taimetoitlased ja veganid ja paljud on laktoositalumatud, gluteenitalumatud, et kas teil on nende jaoks ka mingisugune eraldi? Ja meil on, aga meil on kindlasti India päris erinevad hernes. Ma ei tea, kes teavad, see mingi daal, see on täpselt tais vegan asja, sest praegu kui ma olen tööl Kadakas või Viimsim, ma kuulen oma klientuuriga, kas päris küsimus, kas meil on see vegani asja. On kindlasti valik. Meil on räppi ilma munata, ilma see küpsuspulber. Me paneme ainult soola, sest me teeme see India leib, sest me paneme ainult erinevad juurvilja peakoki spetsiaalist erikasteid. Mina hakkan nüüd seda isuäratavat toitu siin nautima, aga teile teadmiseks, et Drumstickist saab muide toitu ka koju tellida. Kas siis Drumsticksi kodulehelt või siis läbi Wolti või läbi MyChefi. See on päris mõnusalt vürtsikas. Ärge siis nüüd pausi ajal kusagil ära kaduge, sest meil on veel paar väga huvitavat asja tulemas. Näiteks me läheme vaatama, kuidas valmib juust ja me kohtume ka päris lehmadega. Kaalukaotus, tervislikud eluviisid, erinevad toitumised, need on paljude jaoks väga põnevad teemad. Erinevaid dieete ja kuure on palju. Ja meie tutvume täna doktor Simeonsi dieediga. Doktor Simeonsi dieet on Eestis olnud juba üle 6 aasta ja neil on praeguseks üle 8000 jälgija, kes kõik on andnud väga positiivset tagasisidet. Mis asi on doktor Simeonsi dieet ja mille poolest ta erineb teistest dieetidest? Doktor Simeonsi dieet on nüüd selline kaalu langetamise viis, kus on võimalik 40 päeva jooksul võtta alla 8–15 kilo ja seda ainult varurasva arvelt. Seetõttu on see dieet tervislik, et me ei puutu selle dieedi ajal ei struktuurrasva, ei harilikku energiavarurasva, ei lihaseid, et inimene säilitab oma sellise tervisliku kuju, skelett on toestatud, lihtsalt see liigne varurasv, mis on justkui nagu seifis kinni. Selle me saame lahti, selle seifi ukse ja inimene hakkab toituma siis oma varurasvast peamiselt. Taldriku pealt sööme juurde 500 kilokalorit, aga seda ainult selleks, et hoida kiiret ainevahetust, mitte toitainete pärast. Nii et iseenesest see nagu ei olegi dieet, sest rakud saavad palju rohkem toitaineid, kui me tavaelus, tavataldriku pealt oskaksime igapäevaselt ennast toita. Ja seoses sellega siis meie dieedi käigus ka tervis paraneb ja tavaliselt ka vererõhk stabiliseerub ja on sellised väga paljud positiivsed kõrvalmõjud. Lisaks sellele, et kaalunumber langeb. Ajurakkude neuronite vahel olevates sünapsites on meil väga palju infot meie kohta kodeeritud või kirja pandud. Ja on infot, mida saab üle kirjutada, näiteks silmavärvi me veel ei oska üle kirjutada, aga kaalunumbri saab üle kirjutada, kui hoida 21 päeva seda harjumust, et kaalunumber ei kõigu rohkem +–1 kilo. Ja siis jääb kaalunumber püsima, kui nüüd õigesti edasi toituda. Kuna meil on kõik konsultandid pädevad andma edaspidiseks eluks juhiseid, kuidas toituda, siis on lihtne seda kaalunumbrit ka hoida. Niisama seda nalja teha ei saa, niisama ei tohi teha sellist dieeti, kus me toitumegi päevas ainult 500 kilokalorit, et meil on siia juurde bioresonantsteraapia aparaadi peal valmistatud biolitgraanulid, mis aitavad kehal avada varurasva seifi ja võtta siis sealt toitaineid. Vastasel juhul on see varurasva seif kinni ja sealt saab ainult säästurežiimil toitaineid ja inimene nälgib, et ilma biolitgraanuliteta sellist dieeti teha ei või. No nii, saime jälle targemaks.
Neile, keda doktor Simeonsi dieet hakkas nüüd tõeliselt huvitama, on selline hea uudis, et aprillikuu lõpuni kehtib soodustus –15% siis sellele tavapaketile ja seda saab siis sooduskoodiga Naudime elu 15. Milline Eesti juustusõber ei teaks Saida juustu? Aga Saida piimafarmis toodetakse veel palju muudki peale Saida juustu ja kohe me saamegi täpselt teada, mida ja kuidas. Saan aru, et Saida farmi puhul on tegu siis mahepiimafarmiga. Et kuidas täpselt siis nende piimatoodete tootmine teil käib? Me oleme mahepõllumajandusfarm aastast 92 ja see tähendab seda, et kõik viljad, heinad, silod me kasvatame ilma väetisteta, ilma mürkkemikaalideta. Meil ei ole ühtegi pestitsiidi, herbitsiidi, midagi sellist olnud sellest ajast peale. Ja kui see toit on siis niimoodi mahedalt kasvatatud ja sellega toita lehmi ja loomi, siis need loomad annavad mahetoodangut piima näol ja nende liha on ka siis maheliha. Ja meie põhifookus ongi piimatootmine. Et künname, külvame, niidame heina, teeme silo, kõik kogume ilusasti kokku selleks, et meie loomad saaksid siis mahetoitu ja selle läbi siis saame mahepiima ja algab niimoodi, et kõigepealt lüpsame, siis tuleb piim varustikuga meie meierisse, samas hoones siin taga. Siin siis tehakse kohupiimamassiks või juustumassiks ja kui see valmis on, siis lisatakse lisandid, nii nagu kliendid tahavad. Üks tahab rosinaga, teine tahab moosiga, kolmas tahab köömnetega, mida keegi tahab. Et meil on selline jaotussüsteem, see on telemasüsteem. 160 klienti annavad oma soovid kõik siia meile teada, need tulevad ühte suurde tabelisse, näiukene sealt tipib need ilusasti välja, teeb arved ja selle järele siis nobedad näpud siis pakivad ja teevad need, nagu te näete, et see kõik on siiamaale veel käsitööd, kui moodsas piimavabinades ühest torust läheb sisse ja teiselt poolt siis pakid kukuvad pots, siis meil on siin naiste ilu ja valu ja rõõm ja arv on selles mängus juures veel hästi vanal viisil ja siis me saame need pakitud ja tehtud, nii et siis pärast on kõik see kaup on ilusti laos ja kui tellimused tulnud, siis sealt laost siis vaadatakse, mis tarvis on ja mida juurde tarvis on, seda siis sealsamas kohe need nobedad näpud. See on siis väike meier, palju teil lehmi on? Meil on 200 lüpsilehma ja kuskil 300 ümber on noorkarja. Need kokku 500 alla on kõiki loomi kokku. Ma pean ütlema, et minu jaoks oli see küll väga huvitav hommikupoolik. Ma sain väga palju teada lehmade pidamisest ja samuti käsitöö piimatoodete valmistamisest. Oli väga vahva päev. Kohtume järgmisel korral siis ja naudime jälle elu.